Ma ei tea, mis mõtted tulevad sinul pähe seoses sellega, kui keegi räägib päästetud saamisest. Võib-olla tulevad esmalt meelde tuletõrje ja kiirabi, Titanicu päästepaadid või muinasjutud lapsepõlvest, kus tuli printsess kusagilt lossitornist päästa. Sellistest füüsilistest olukordadest, kus kedagi päästetakse. Kui sa aga oled kokku puutunud kristlastega või võib-olla ka ise oled kristlane, siis sa ilmselt oled kuulnud kristlasi rääkimas ka päästetud saamisest hoopis teistsuguses vaimses mõttes. Aga kui mina ise veel ei olnud kristlane, siis oli see päästetud saamise kontseptsioon minu jaoks veidi segane ja raske. Minu jaoks oli väljakutsuv panna seda mingisse konteksti või suurde pilti, sest ma ei tundnud, et ma kuidagi otseselt vajaksin millestki päästmist. Mina olen Maali-Liina Remmel, ma olen üks 3D koguduse kogukonna juhtidest ja täna tahan rääkida just nimelt sellest, mida tähendab päästetud saamine siis sellises kristlikus kontekstis ja kuidas see käib. Aga esiteks ma tahan rõhutada ka seda, et kui sina täna siin kuulamas ei ole kristlane, siis mul on väga hea meel, et sa oled siin ja ma tahan sulle öelda, et sa oled 3D koguduses väga teretulnud ja ma loodan, et see väike videokõne annab ka sulle mõtteainet või ehk veidi ka selgust. Ja samamoodi, kui sa oled siin kristlane, siis usun, et see sõnum, mis sulle võib-olla esmapilgul tundub selline, olen nii palju kordi kuulnud, seda on täna jätkuvalt ikkagi ka sulle ja ma loodan, et sa püsid kannatlikult kaasas sellega, millest täna juttu tuleb. Niisiis, kristliku usu kese on see, et me võime olla läbi usu Jeesusesse, Kristusesse päästetud. Nii et see on selline päris suur ja oluline teema. Aga millest me siis päästet vajame? Ilmselt oled sa märganud oma elus või koolis õppinud, et meie maailm toimib teatud loodusseaduste järgi. Kui ma näiteks viskan kivi õhku, siis see kukub uuesti gravitatsiooni tõttu maha. Nii lihtsalt on. Ja meil ei jää muud üle, kui nende seaduspärade järgi ja neid tundma õppides toimetada. Näiteks, kui keegi tahab ehitada kosmoseraketti, siis hea loodusseaduste tundmine on eelduseks, et selline ettevõtmine võiks olla toimiv ja edukas. Nii, aga nagu Jumal on loonud füüsilised seaduspärad, on ta loonud ka vaimsed või vaimulikud seaduspärad, kuidas see maailm toimib. Ja ta on teinud nii, et ühe hästi toimiva inimelu aluseks on armastav ja lähedane suhe tema endaga, selle maailma loojaga. Ja ilma selle suhteta oleme nagu üks taim, kes vajab päikesevalgust ja võib ajutiselt esialgu küll ka ilma selleta ellu jääda, kuid ajapikku jääb ta kiduraks ja aeglaselt närbub. Ta ei saa selliseks õitsvaks ja elavaks taimeks, nagu ta võiks või mõeldud on. Nii on ka meiega. Nii nagu Piiblis räägib Jeesus, mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Me räägime suhtest Jumalaga, aga kui sa mõtled suhetele inimestega, siis üks armastav suhe toimib siis, kui mõlemad osapooled tahavad suhelda, tahavad panustada, tahavad üksteist armastada. Nii on Jumal loonud ka suhte temaga, et see on meie vaba valik ja seega võime me teha ka valiku mitte teda armastada või temaga koos olla ja elada. Me võime valida nii-öelda ise hakkama saada, isegi kui see ei ole see, milleks me oleme loodud. Aga kui me siis oleme ilma Jumalata, siis see ongi see, mida Piibel nimetab patuks. Kui vaadata seda algset kreekakeelset sõna, mida kasutatakse patu kohta, siis see on sama sõna, mida kasutati näiteks vibuga märgist mööda laskmise kohta. Nii et siis patt on justkui märgist mööda panemine, elamine mitte nii, nagu me oleme Jumala poolt mõeldud ja loodud elama. Ja sageli, kui me kuuleme seda sõna patt, siis see võib tunduda tähistavat halbu asju, mida keegi võib teha ja kindlasti ka need on märgist mööda laskmine. Aga vahel ei ole patt isegi niivõrd mitte see, et me teeme midagi halba, vaid et me võtame mõned oma olemused tegelikult head asjad ja hakkame uskuma, et need ongi need kõige paremad või tähenduslikumad asjad. Kuigi tegelikkuses ei suuda ükski neist asendada seda elu koos Jumalaga.
Aga kui me siis elame niimoodi patus siis nii-öelda märgist mööda pannes, siis kaugeneb meie suhe Jumalaga. Võiks öelda, et patt lõhub selle suhte Jumalaga. Ja ühest küljest on see selline loogiline järeldus, et kui me joonda end Jumala järgi, siis jääme temast kaugeks. Aga siin mängib veel üks selline dünaamika, mis on samamoodi inimsuheteski. Kui midagi on katki ühes suhtes, siis on selle parandamiseks enamasti vaja kas andeks paluda või andeks anda või mõlemat. Aga andestusel on hind. Kui ma andestan, siis ma ütlen, et ma ei nõua sinult sinu eksimuse eest midagi. Ma justkui kannan selle hinna ise. Nii võib see olla näiteks mõnes inimeste vahelises konfliktis, kus teise inimese tõttu võib-olla ma kaotan oma rõõmu või enesekindlust või väärtust või aega, aga andestades ütlen ma, et ma ei nõua sinult seda tagasi, ma ei nõua sinult sisse mingit kahjutasu, vaid andestan sulle ja kannan selle hinna ise, nii-öelda siis lepin selle kaotusega. See on aga üks selline väike näide, aga kui sa nüüd mõtled, et sa peaksid andestama kogu maailma inimestele kõik nende eksimused, et mis siis on selle hind. Kristlastena me usume, et selleks tuligi Jeesus, et maksta oma elu hind meie eksimuste eest. Jumal ütles, et ma kannan ise selle andestuse hinna sinu asemel, nii et meie siis saaksimegi andestuse osaliseks, mis parandab meie suhte Jumalaga. Nii et Jeesuses pakutav andestus on andestus meie pattude, meie nende Jumala märgist mööda laskmiste eest, mis on teinud katki meie suhte Jumalaga. Ning selle andestuse kaudu saab see suhe taastatud. Piiblis on üks selline koht, kus Joosepile, Jeesuse maisele isale ütleb ingel nii. Ta, ja siin on mõeldud siis Jeesuse ema Maarjat, et ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Nii et siis Jeesuse nimi tähendabki tõlkes, et Jumal päästab. Seega saame me Jeesuse kaudu päästetud oma pattudest ja läbi selle päästetud lahusolekust Jumalast. Mida see aga siis igapäevaelus tähendab? Mida see minu elus muudab, et ma olen päästetud oma patust ja selle läbi saan olla lähedane Jumalaga? Esiteks, läbi Jeesuse päästetud saamine tähendab, et me saame päästetud surmast ja pääseme igavikku. Hiljuti vaatasime Jakobiga, minu abikaasaga, ühte sellist filmi, mis rääkis sellest, kuidas üks tuntud miljardär Brian Johnson kulutab igal aastal $1 miljon selleks, et kasutada siis kõige innovaatilisemaid meditsiinivõimalusi, et oma eluiga pikendada, et elada võimalikult kaua. Ja seal filmis ta rääkis, et üks suur motivaator tema jaoks on tema poeg, kellega ta tahaks elada mitu eluiga koos. Ja ma arvan, et meisse kõigisse on see igatsus sisse kodeeritud, et me tahaksime elada oma armastatud inimestega kaua koos. Kui me saame päästetud, siis meie see praegune maine keha küll sureb, aga meie ise elame terve igaviku koos Jumalaga ja teiste inimestega, kes teda tunnevad. Nii nagu minu 5-aastane tütar on vaimustuses sellest mõttest, et isegi kui me sureme, siis me elame. Hiljuti ütles ta, et emme, nii tore, et me saame siis minna perega koos Jumala peole. Või vahel oleme rääkinud sõjast, mis talle miskipärast üsna palju huvi pakub ja kuigi alati julgustan teda, et hetkel pole põhjust arvata, et Eestisse sõda tuleks, siis ta ükskord ise niimoodi arutles ja ütles, et aga õnneks kui sõda tuleb ja isegi kui me sureme, siis me läheme ju Jumala juurde ja elame. Ma näen, et see annab talle nii palju sellist julgustust, see teadmine, et elu ei lõppe ainult selle maise eluga siin. Ja see on selline lapselik lootus ja usk, aga ma arvan, et mida meie igaühe elud edasi, siis seda enam tegelikult me tajume seda, et tunduks kuidagi tühi, kui kogu elu olekski vaid see parimal juhul 90 või võib-olla veidi rohkem aastat siin maa peal. Mulle annab see palju rõõmu, et Jumalas on meie elu ja suhted igavesed. Jeesus pakub meile seda vahetust, et meie asemel suri tema ise, ta tõusis surnust üles, võites sellega surma ja tehes meie jaoks võimalikuks selle igavese elu Jumalas. Teiseks,
Jeesuse läbi päästetud saamine tähendab ka seda, ma ütleks niimoodi huvitavalt, et me saame päästetud orjusest ja pääseme vabadusse. Just hiljuti ma rääkisin ühe oma tuttava inimesega, kes ütles, et ta ei usu, et Jumal otsib endale mingeid kummardajaid, kes kuidagi oleks tema võimu all, et muidu tunduks kuidagi selline isekas tegelane kuskil pilve peal, kes nõuab välja, et keegi teda kummardaks ja et raske uskuda, et Jumal võiks selline olla. Aga ma arvan, et siin on väga oluline see, et kuidas me näeme ja mõtestame, et mida see kummardamine siis nii-öelda tähendab. Ma arvan, et me kõik kummardame midagi, kui mõista seda nii, et me kõik joondame oma elud millegi järgi. Miski võiks öelda siis, et meie elu prioriteedid dikteerivad seda, kuidas me elame. Mõnes mõttes saavad meie nii-öelda isandateks need asjad, keda me kummardame. Kui me ei kummarda Jeesust, siis kummardame me midagi muud. Üks tuntud kristlik kirjanik Timothy Keller on öelnud selle kohta nii, et inimsüdamel on kombeks võtta head asjad, nagu edukas karjäär, armastus, materiaalne rikkus, isegi võib-olla perekond ja teha nendest kõige olulisemad asjad, mille ümber me ehitame oma elu ja identiteedi, sest me arvame, et nad annavad meile tähenduse ja turvatunde. Kuid sageli on päriselus nii, et me võime avastada, et need asjad ei suuda seda vastutuse raskust välja kanda. Kui sinu identiteedi ja elu kogu kese on näiteks sinu kaaslane, siis võib juhtuda, et sa muutud emotsionaalselt sõltuvaks või armukadedaks või kontrollivaks. Ja mis saab siis, kui see suhe näiteks katki läheb või kui juhtub, et su kaaslane näiteks sureb. Kui su elu kese on pere ja lapsed, siis võid realiseerida end läbi nende, aga mis saab siis, kui näiteks ühel hetkel nad sulle peaksid selja pöörama? Või kui su elu kese on sinu karjäär ja edu selles, aga juhtub, et sa ei ole edukas, siis nii-öelda karistab see sind terve su elu ja sa tunned end läbi kukkujana. Et võib öelda, et need kõik mainitud asjad on üsna sellised nii-öelda armutud isandad, aga ainuke hea isand on Jumal, kes ainsana võib täita sinu kõige sügavamaid vajadusi ja igatsusi. Jeesus on ainuke, keda vastu võttes ta täidab sind täielikult ja kui peaks juhtuma, et sa teda alt vead, siis andestab ta sulle igavesti. Ja tahan lühidalt rääkida veel 3 asjast, millest me saame päästetud, võttes siis Jeesuse vastu enda kuningaks ja päästjaks. Esiteks, me saame päästetud ärevusest ja pääseme rahusse. Vahel, kui mul on mingi suurem selline pingeline asi või ülesanne ees, siis ma lähen jalutama, kuulan piiblitekste sellest rahust, mida Jumal meile annab ja palvetan ning ma võin täiesti käsi südamel öelda, et ma ei ole kusagilt kunagi sellist rahu ja kindlust leidnud mujalt kui suhtest Jumalaga ja temale toetumisest. Ja ma olen kogenud, et see on üks selline kindel vundament Jumalas, kus me oleme armastatud, aktsepteeritud, toetatud ja vabad, olenemata siis elu olukordadest ja see annab ühe sellise erilise sisemise rahu ja tasakaalu. Teiseks, me saame päästetud üksindusest ja pääseme armastusse. Jumalas me võime kogeda sellist päris armastust, tingimusteta armastust. Ühest küljest me avastame, et me oleme patusemad ja puudulikumad, kui me oleme tahtnud või julgenud uskuda, aga et samal ajal me oleme rohkem armastatud ja aktsepteeritud Jeesuses Kristuses, kui me oleme eales julgenud loota. Et me võime kogeda sellist armastust, mida me mujalt ei leia. Kolmandaks, me saame päästetud tühisusest ja pääseme tähendusse ja kutsumusse. Jumalas tunnen ma, et mu elul on suurem tähendus ja kutsumus. Mitte lihtsalt oma aastat siin maa peal ära elada või enesekeskselt naudinguid otsides avastada, et tegelikult need mind ei täida, vaid Jumalat tundes saab meie igapäevaelu üheks selliseks eriliseks tähenduslikuks missiooniks, võiks öelda. Armastada teisi ja Jumalat, mis ulatub siis sellest elust igavikku. Aga kuidas siis see päästetud saamine ikkagi käib? Mingis mõttes on see väga lihtne. Piiblis on üsna selge selline juhend, et seal on niimoodi öeldud, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud,
et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Vahel tuuakse sellist näidet, et kui võrrelda kristlust teiste usunditega, siis aitab seda mõista üks selline mäevõrdpilt. Et kui teistes usundites on nii, et inimene peab ise kuidagi sinna mäe tippu ronima ja oma headuse ja pühadusega saama päästetud või kuidagi Jumalani pääsema, siis kristluses on nii, et Jumal ise tuli sealt mäe pealt alla meile vastu, et meid päästa. Ja see ongi siis see, mida öeldakse, et me oleme päästetud armust, et me ei saa seda ise välja pingutada kuidagi moodi, et me peame selle kingitusena vastu võtma. Käisin hiljuti lennukiga reisil ja seal lennukist väljudes tuli siis alla minna ühest sellisest trepist. Ja siis alati, kui see väljaminek oli, siis oli seal selline teade, et hoidke lastel käest kinni, et nad ei kukuks. Aga turvaliseks teeb selle trepist alla mineku mitte see, kui kõvasti ja kas laps suudab kinni hoida, vaid see, et vanem hoiab kõvasti tema käest kinni. Laps peab ainult tegema seda, et käe sirutama enda vanema poole siis. Nii on ka päästetud saamisega. Meie ülesandeks on pöörduda ja sirutuda Jumala poole ja see pääste vastu võtta. Kui mina ise 17-aastaselt usu juurde tulin, siis ma veidi maadlesin sellega, et kas mu usk on ikka piisavalt tugev sellesse päästetud saamisesse ja kui pole, et kas ma siis peaks või saaks seda üldse teha, seda päästet vastu võtta või kristlaseks saada. Aga ma arvan, et tegelikkuses sõltub enam Jumala tugevusest ja sellest, et tema sirutub minu poole, kui ma seda palun, kuivõrd minu pingutusest või usu suurusest. Ja ajas Jumal saab kasvatada meie usku, aga selle esimese sammu tema poole me peame ise tegema ja siis saab tema tulla ja teha mitu sammu meile vastu. Et ühest küljest see tundub justkui lihtne. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Aga oluline on ka mõista, et kui ühest küljest võttes Jeesuse oma kuningaks ja päästjaks, saamegi me päästetud, siis me saame päästetud patu tagajärjest, sellest samast Jumalaga lahutatusest igavikulises mõttes. Aga selleks, et see pääste, mis meile siis saab Jumala poolt kingitusena antud ja on juba olemas, et see realiseeruks ka meie igapäevaelu olukordades, peab midagi veel juhtuma. Piibel ütleb ka niimoodi: valmistage endile päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Midagi endale valmistamine nõuab aega, tähelepanu ja pühendumist. Kuid pääste on meile antud armust ega ole midagi, mida me peame kuidagi ära teenima. See on Jumala kink. Endale pääste valmistamisest rääkides räägib Paulus aga justkui sellisest vaimsest trennist, kus me tugevdame ja arendame seda, mida Jumal meile juba on andnud, et meie eludes me võiksime saada vabaks ka patu võimust ja kogeda neid samu pääste vilju, millest me oleme täna rääkinud, vabadust, armastust, rahutähendust. Kuidas see vaimne trenn käib? Öeldakse, et üks meie suurimaid varandusi on meie tähelepanu. Ja vahel kirjeldatakse päästetud saamise eeldusena sellist 180 kraadi pööret Jumala poole ja nimetatakse seda siis meeleparanduseks. Ja ma arvan, et selleks, et siis valmistada endale päästet selles tähenduses, et igapäevaelus see päästetud olemine ka väljenduks, siis me peamegi enne kõike otsustama ikka ja jälle pöörata end Jumala poole. See tähendab siis pöörama oma tähelepanu sellele, et kuidas olla Jeesusega koos, kuidas saada tema sarnasemaks ja kuidas teha seda, mida tema tegi. Ja vahel piisab selleks väikestest hetkedest. Näiteks mina ise, kui ma olen enne magama minekut kuulanud piiblit ja palvetanud, niisiis selle möödunud päeva sündmuste ja tunnete üle andnud need Jumala kätte ja paletanud ka eesoleva öö ja kõik tulevad päevad tema kätte, siis kogen ma erilist rahu selles, et ma tulen taas Jumala juurde, taas fokusseerin end sellele, et ma saan teda usaldada ja temas puhata. Aga teinekord võib see olla midagi ka sellist praktilist näiteks, et ma tuletan endale uuesti meelde, kui oluline on Jumala jaoks mõni inimene,
keda võib-olla minul on raske armastada ja keskendun siis Jumala abiga sellele, kuidas teha mõni hooliv samm selle inimese suhtes. Nii et kui sina juba oled selle Jeesuse pakutava pääste vastu võtnud, siis täna ma tahan anda sulle selle väljakutse, et kuidas siis igapäevaelus praktiliselt ikka ja jälle pöörata oma tähelepanu Jumalale ja sellele, mis on tema silmis oluline. Aga kui sa ei tunne täna Jeesust, siis minu üleskutse sulle täna on võtta vastu see tema üleskutse, võtta Jeesus enda päästjaks ja issandaks, et ka sinu elus võiks realiseeruda kõik need head viljad, millest me täna oleme rääkinud. Ja nüüd soovingi ma teile head arutelu nende küsimuste üle, mis tulevad siia ekraanile ja soovin teile head õnnistatud päeva jätku.